Teil on väga lahedad outfited täna. Rääkige äkki kõigepealt, millest te inspireerusite? Kaltsukas, enda oma, kaltsukas, enda oma ja enda oma. 10 eurot. Ta inspireerus Balkani põhimõtteliselt külamehest. Ei, no ja külamees ja see ei ole isegi nagu nali. See ei ole isegi nali, ma otsin pildi kiirelt üles, siukene. No ta on külamees, Üks ühele ju. Ei, no ta on üks ühele ja ma teen nalja nagu Balkanis reaalselt, nagu me oma silmaga nägime, et see ei ole nagu nüüd me oleme siin kultuuriliselt kedagi mõnitamas, vaid nagu see oli päriselt süke elu ja selle järgi siis minu 10-eurone fit siis inspireeritud sai. Ta näeb välja nagu viisakas parm, aga see selleks. Ma küsisin, minul oli stilist, mul oli Sonja-Kristina Tomson ja ma küsisin ta käest enne, et kes ma olen. Ma ütlen sulle, kes sa oled seal mongol. Anna mulle mingisugune siis nagu mingisugune nimi külge või mingisugune amet. Ma olen teid Rumeenias saadik jälitanud. Tahate teada, kuidas teie saatel minema hakkab või? No nii, jah. Seda meile tehtud juba, sa ei... 2 eurot ka palun enne. Mul ei ole. Ma 5. Aga see... Seda ka ei ole. Anna tal üks suits. Ma annan sulle suitsu. Tee ära pärast, saad närvi rahustada. Mustased suitsetavad väga palju muideks. Andrei, kas Balkanis ka tehti tavalist suitsu või veipi? Ei, tavalist nalja teed, tavalist ikka, muidugi. See on igal pool. Ma olen veibi kõrva taha su meelest. Tuled veibiga. See oleks väga tänapäevane, siuke modernne värk. See oleks päris nilbe ka, vaata. No nii. Mõlemad üks või? Mõlemad üks või üks ainult? Mõlemad üks, ära vaata, alla poole. Võta ka üks. Sa ei tea, mida sa teed? Tean ju. No. Ma näita kaart. No kuidas minema hakkab, mis sa arvad, mis tähendab? Pigeon. Lendad kõrgelt. Pigeon. No ma oskan ka seda. Vaat, näita mis sul. Robin. Robot. Ma ütlesin ise enda. Jah? Okei. No mina andsin selle sulle. See hakkab rõõmus saade tuleb. Rõõmus, ja te lendate kõrgelt. Aitäh. Aga näita, mis pealmine kaart on siis. See oligi. Aga see on ka see ja siis see. No, see on ka hea, jah. See näeb välja nagu meie produtsent. See näeb välja. No, edu teile. Aitäh ennustajale. Nii, jah. Ma küsisin ta käest, et kes ma siis olema peaksin Sonja käest. Ja Sonja ütles, et sa võiksid olla see vend kuskil Balkani baaris, kes võib-olla läheb linnujahile, aga võib-olla ei lähe ka. Et täpselt siuke, et võib-olla lähen, võib-olla ei lähe. Kui ma tahan, siis ma lähen, kui ma ei taha, siis ma ei lähe. Ühesõnaga, see vend ma olengi. Mongol ühesõnaga. Põhimõtteliselt mongol. Okei, rääkige, miks te 3. saateks just Balkani valisite? Väga lihtne vastus, keegi pole seal väga käinud. Just vaatasin, et TV3-s oli äkki mingi sats käis. Onu Raiu. Too käis siis oma satsi käis, aga see oli juba ammu, see oli koroona ajal. Eks ühesõnaga pole mitte keegi ammu väga käinud seal. Mõte oli ka Aafrikasse minna, aga kuna seal juba eelmine aasta käis, siis Taavi Libe, siis pole mõtet minna ja siis ongi, me otsimegi nagu sükst, mis ei kattuks nagu teistega, mis on vähe avastatud ja mis me saame nagu näidata, et kus on nagu äge teistsugune. Ma arvan, et see point ei ole endiselt kuhugi ära kadunud, et me võime käia nagu võib-olla ükskõik kus kohas. Vaatamisväärsused, me ei avasta midagi uut, me võime neid näidata, aga meie nagu see põhimõte või see tuum säilib selles, et me tahame seda kohalikku inimest saada, me tahame teada, mis tööd ta teeb, kuidas ta elab, palju ta palka saab ja millised on tema elutingimused, et aru saada, mis elu ta päriselt elab. Ja see on nagu, ma arvan, me saime selle Balkani reisiga kätte ka, et mis elu need inimesed seal elavad. No mis elu need inimesed elavad seal? Mis oli selline kõige suurem kultuurishokk, toiduelamus? Kindlasti nad on pigem vaesemad, aga samas ka arenevad jube palju. Et meie siin oma asjadega oleme kindlasti, ma arvan, valgusaastate nagu kaugusel. Aga tore on näha, et tegelikult nemad ka, neil ongi raskem olukord seal, et nemad ka ikkagi arenevad ja seda on tore näha. Ja pluss, mis mulle seal nagu meeldis, on see, et seal on soe, seal on tegelikult väga ilus, väga ilusad vaated, väga ilusad mäed, ja inimesed on, see on võib-olla kõige tähtsam seal, mis me teada saime, inimesed on väga külalislahked ja väga sõbralikud.
ja põhimõtteliselt, kui sa sinna lähed, siis arvesta, et sa võid hakata alkohoolikuks. Sest et ükskõik, kelle juurde sa külla ei läheks, siis alati on see, et nende jook on rakia seal ja sul on see, et see on nagu selline tervitusjook ja siis sa paugutad seal nagu lõpuni välja. Et see on ka võib-olla väike oht, aga ühesõnaga hästi külalised hästi sõbralikud. Mulle meeldis Kosovo sellises nagu päriselt nagu mägi, nagu täiesti mägedes, nagu me sõitsime sinna tund aega ja seal on nagu kuristik paremale poole alla, vasakule poole alla ja ühe vana härrasmehega ja hommikul ärkasime ülesse, me läksime temale külla ja ta hommikul kohe, need elavad naisega nagu väga-väga sellistes, kuidas siis öelda, nendele piisavates oludes, aga seal ei ole midagi nagu sellist nagu erilist ja nagu ägedat. Peale selle suurepärase vaate ja see rahu, mis neil on, mida see neile pakub, on nagu nad on sellega rahul enne. 2000 meetrit oli. Jaa, merepinnast. Ja hommikul ta pakub meile kõik enda kõige paremad söögid ja snäkid ja muidugi see sama rakia ja ma hommikul kellel 9 me hakkasime temaga seda rakiat jooma ja 1,5–2 tundi temaga istusime seal ja meil oli päev edasi, tema läks ilmselt oma lõunauinekut tegema, meie läksime edasi tööle, aga sellised kogemused kuidagi, et sa saad ühe vanema härrasmehega tuttavaks ja sõbraks ja räägid temaga nagu maad ja ilmad kokku, see on äge minu meelest. Te käisite ka kohas, kus filmiti Borat, et seal vist teid nii hästi vastu ei võetud? Oi. See oli tõesti huvitav kogemus. Me olime täpselt võib-olla mingi tund aega kokku ja oi. Üks poiss, seal samas ongi meie selja taga, kes siis on tegelikult nii-öelda siis, kelle ema on eestlane, aga on Rumeenias sündinud. Äkki tema võiks seda öelda meile? Alex! Tule kuri siia. Tule siia. Las ta räägib, võtku Klood kokku. Alex! Meilt küsiti Kloodi kohta, kuidas siia, me võime siin rääkida, me ainult naersime seal, saa võtta Klood kokku, kuidas oli seal? Võta paar lauset. Sinu jaoks inimesena, kes rumeenia keelt räägib ja mis need inimesed rääkisid? No ma ei ole mitte kunagi ma ei ole kunagi saanud aru, et Rumeenias võib tegelikult ohtlik olla, ütleme nii. Et minu jaoks oli ka culture shock see, et ma seal käisin. Mis seal siis tehti? No okei, see on, ma ei tea, kas seriaalis on näha, aga mingi hetk nagu üle tänava olid seal noormehed paaris ja nad karjusid, et kaamerad kinni ja Andrei küsis varem mult, et kuidas öeldakse nagu peace, nagu ma ütlesin pace. Nad karjusid nagu hullult, et nad löövad meid maha ja Andrei oli, pace, oi, mul reaalselt, ma natukene kartsin nagu... See võtab nagu hästi kokku, et meie vaata, kui rumeenia keelt seal rääkinud on ja siis me lihtsalt nagu natuke naersime seal, olime Alex ja kogu pasaraha endale sealt nendelt kurjadelt rumeenlastel, kes seal külas olid ja nii ta oli, nii et Alex päästis meid välja seal. Aga väga toredad rumeenlased olid ka. Lõpuks olid väga toredad. Tegelikult oli jumala ausad, aga välja arvatud seal, vaata. Aga kas teil oli seekord ka presidendi pilt oli kohvris, kui läksite või? Jaa. Ma lasin isegi see aasta uue teha vist. Sest meil läks Ladina-Ameerikas katki ja ma lasin see aasta uue teha ja ma nägin presidenti Rally Estonial ka ja ma rääkisin talle, et härra president, mul on selline komme, et me võtame selle kaasa, me lähme nüüd saadet tegema. Siis ta ütles, et et võtke kaasa, aga kui halvasti läheb, siis ärge teda süüdistage. Ma ütlesin, härra president, et kui nii juhtub, siis midagi halba juhtub, siis me ei süüdista seda. Selles mõttes ta oli meil kaasas ja iga aasta see millegi pärast läheb katki selle kohvris sulle. Alati. Ma ei tea. Aga Robin, räägi üldse, mis su elus toimub praegu? Instagramis on näha, et sa tegeled praegu päris palju jalgpalliga. Ja absoluutselt. Ja veel on hooaeg, kes tahab novembri alguseni saaks selle projekti tehtud. See on üks nagu, ma ütlen sulle, kui ma alustasin selle projektiga märtsis, siis minu jaoks on see läinud nagu nii emotsionaalseks, see on nagu, seal on nii palju juhtunud, mina olen saanud vigastada, mul on käelu operatsioonil käinud, seal on veel 2 venda, kes on vigastada saanud, 2 põhimeest, ma ei olnud muidugi olnud põhimees, aga need vennad, kes vigastada saanud, olid põhimehed. Ja, muidugi, aga ma olen oma võistkonnas väravate löömises 3. kohal, nii et ma arvan, see hooaeg tegelikult on läinud väga hästi, isegi kui ma ei ole mänginud üle poolte mängudes, sellepärast et teisest ma olin vigane. Aga lihtsalt see emotsionaalne side, mis poistega on tekkinud, mis selle filmimise käigus on tekkinud, mis see Hiiumaa nagu kogukonna jaoks tähendab, inimesed vaatavad, inimesed tulevad rääkima, et see on äge asi, nendele meeldib.
nagu ma olen nagu tabanud enda arvates nagu õigesse kohta ja ma naudin selle tegemist ka. Nii et ma arvan, et kõik on nagu hästi. Panid siin hiljuti oma korteri ka hüürile. Kuhu kolid? Andrei juurde. Keldrisse vist. Et ma panin üürile seal on tänaseks päevaga üürnik sees. Aga eks ma vaatan selles mõttes, et Hiiumaal on alati hea olla ja vaatame kus selles mõttes uue koha nagu võtab. Et praegu olen palju Hiiumaal, käin filmin Hiiumaal. Leiame kohana. Ma olen kunagi Andrei diivanil maganud ka, nii et alati saab sinna tagasi minna. Kohti on palju, jah. Stuudios saab ka alati magada. Ja stuudios, kuna ma olen oma stuudium, seal on suured diivanid. Ma olen seal maganud varem ja saan seal praegu ka magada. Andrei, sina tõid tagasi kaua oodatud Reacti-videod. Kuidas vastu võeti? Väga hästi. Pole ammu teinud. Mida Maljukud kindlasti siuke asi, mida paljusid huvitab ja sai koos peategelasega reaktida, nii et ma arvan, seal on neid episoode palju ja on, ma arvan, mida oodata. Öelge lõpetuseks, kas 4. reisisaate hooaeg tuleb ka? Täna vaatame. Täna vaatame, jah. Kuidas vastu võetakse, kas regamisi tuleb palju või mitte, kui ei, siis on tšau-tšau. Ma tegelikult ma loodan 4 potsist täis ja siis hakkame rääkima. Paneme uued sihtkohad täna paika, sest alati pannakse peol või baarides pannakse asjad paika. Jaa, sest kõik head diilid sünnivad läbi pitsi viina. Mitte kunagi see, et saame nüüd kokku vaata. Tere, räägime ärist. Ei, niimoodi ei toimi. Räägime siin täna kohe ja kõik hakkab juhtuma. Ja viina pitsi taga. Aitäh, kena õhtut teile!